Korrespondent Jüri Liim! Jälle on meil rõõm tervitada Top Raadio eetris Jüri Liimi, kelle jutud annavad ikkagi lootust, et tänane päev on parem kui homne ja annab seega põhjust elamiseks. Või mis? Tere hommikust, Top Raadio kuulajad. No vahel juhtub igasugusi õnnetusi, nagu eelmine kord, millal ei õnnestunud tulla teiega kohtuma eetriteel. Ma täna siis kustutan selle võla. Kuna eelmine kuu ma rääkisin kogu aeg kosmonautikast, siis ma ka viimase saate tahtsin teha kosmonautikast, nagu ma ütlesin, ma kustutan võla. Tahaksin rääkida veel kord Gagarinist. Eelkõige võib-olla pealkirjaga, et Gagarin on elus. No vähemalt nii kinnitavad mitmed inimesed. Põhiliselt teevad seda ufoloogid. No see vahuk läheb juba siis nagu sinu teatud valdkonda. Koguvad ka oma väidete kohta tõendusmaterjale ja jagavad ka arvukalt selgitusi. No tohutult palju jutte oli ja on lendamas Gagarini hukkumise ümber. Ligemale 15 tundi hiljem peale avariid avastasid suitsevad lennukirusud helikopterilt. Keegi lendur Pašakovaskov. Mingi kukkumislöök oli olnud nii tugev, et lennuki turbiin tungis 8 meetri sügavusele maasse. Kirekatte metallist jäid järganud poolemeetrise pindalaga tükid. Lenduritest aga olevat kokku korjatud ainult üksikud fragmendid. Masinat piloteeriti Gagarini või tagaistmel olmut juhendaja Serjogini poolt. No need on nüüd täiesti uued materjalid. Kuni viimasi hetkeni. Rooli asend oli piki eest välja tulekuks 15 kraadi. No arvata on, et kriitilises situatsioonis juhtiski lennukit ülikogenud Serjogin. Gagarin võis mitte teada, et järsemal juhul kui 15 kraadi kaotab MiG-15 juhitavuse. Müstik on just mootoriga. Lennuki rusudes säilinud mõõteristad näitasid mootori töökiiruseks 11 000 pööret minutis. Ja siit tuleneb, lennuk pikeeris maasse täisvõimsusel, täiskiirusel. Ometi oleks olukorrast väljatulekuks vaja olnud pöördeid vähendada. Löögil vastu maad oli lennuki kiirus 1100 kilomeetrit ennem rohkem kui vähem. Omati üllatusi avastas meditsiin. Hukkunute maksades ei leitud spetsiifilist hirmuhormooni. No see näitab ja annab oletada kahte asja. Esiteks, lendurid teadsid kindlalt olukorrast väljapääsu ja tegelik lõpplahendus tuli neile täiesti ootamatult. Teiseks, mõlemad lendurid olid meele märkuseta ja lennuk tegutses täiskiirusel ise. Teemat on arendanud Serjogini kauaaegne teenistuskaaslane Nikolaev, mitte kosmonaut Nikolaev. Tema välistab täielikult õhuhuligaansuse, kes huljemalt ja madalamalt piki eest välja tuleb. Aga siit vast tuleb ka kolmas võimalus, miks ei avastanud hirmuhormoone. Uljad kurasitajad võistlejad ei kaada ju keda kuraditki. Samuti välistas kolleeg selle, et mootor ja tehnika ei olnud korras. Nikolaev tuleb ühesele järeldusele. Olen analüüseerinud erinevaid lahendusi ja ei näe teist võimalust kui eksootilist varianti. Gagarini lennuk põrkus kokku UFO-ga. Erikomisjoni aruandes on kirjas järeldused, millised ei ole tegelikult avaldatud. Sealne ühe hüpoteesi alusel sattus Gagarini lennuk pöörisesse, venekeeles stopperisse ja muutus juhitumatuks. Piloodid tegid meeleheitlikke pingutusi olukorrast väljatulekuks, kahjuks tulemusteta. Komisjon oli arvamusel, et pöörisesse viis lennuki mingi objekti väga lähedane kiire möödalend või õhus oleva mingi objekti ootamatu esile kerkimine. Korku põrkest üllatusobjektiga püüdsid lendurid pääseda järsu tõmbega. Igatahes nii teoreetiliselt kui praktiliselt võib lennuk mõlemal juhul sattuda pöörisesse, millest väljatulek oleneb juba lendurite meistralikkusest ja masina kuulekusest. Komisjon siiski leidis tunnistajad, kes kinnitasid, et nägid lennuki või purunenud lennuki rusude lähedalt salapärast kerakujulist objekti. Ka selliseid nägemistunnistusi ei avaldatud. Panuse Gagarini hukku selgitamise andis selgeltnägija Van Ka. Neid selgeltnägijaid on ikka oma palju. See daam on teadustanud, Gagarin on elus
ta võeti kaasa. Kes seda tegid ja kuhu kosmonaut võeti, ei ole proua suvatsenud täpsustada. Oma roll kogu loos on ka Peterburi ufoloogidele, kes käisid uurimas poltergeisti tegusi. No mida poltergeist teeb, ilmselt raadiokuulajad teevad Kunda kogemuste põhjal. Seal ühes korteris saadud kontakt poltergeisti allikaga. Sellest teise tsivilisatsiooni esindajalt saadud andmed Gagarini saatusest. Nemad kinnitasid vanga teadet, et kosmonaut on elus, elab nende koduplaneedil ja omab uut peret. Samas pidavad asuma ka Serjogi. Poltergeisti selgitusest saadi aru. Gagarini lennuk pidi äärepealt kokku põrkama ufoga. Pöördus järsult ja sattus pöörisesse. Teades, mida tähendab Gagarin maalastele, tundsid tulnukad omal süüd ja viimasel momendil pääsid mõlemad piloodid. Gagarin oli seejuures tugevalt vigastatud ja talle tuli teha parandusi. Midagi sellist nagu maapealne plastiline operatsioon. 92. aastal üks isik, keegi selgeltnägija Viktor, kes fotode põhjal teeb kindlaks elu või surma küsimust, kinnitas Gagarini foto järgi. Ta ei ole surnud ja jätkas. Kui ma nägin seda, olin üllatunud. Palusin isegi mõnda samad ametit omavad oma kolleegi asja üle kontrollida. Nemad kinnitasid minu arvamust, olles seal juures mitte vähem üllatunud. Püüdsin pingutada ja asja selgemini tunnetada. Nägin ka rohelise plangu taga ratastoolis. Ta on elus, kuid tema aju on surnud. Mida tähendab surnud aju, selgelt nägija ei täpsusta. Nägemised, arvamused ja teated tulevad ka väljaspool Venemaad. Bulgaaria poltergeisti olevat samuti teadustanud. Gagarin on elus. Samas aga täpsustas. Ta elab meie planeedil. Niisiis Gagarin elab kahel erineval planeedil. 91. aasta 4. märtsil jutustas kosmonaut Boris Volynov 10 aasta tagust juhtumit. Temale helistas keegi tundmatu, kes nimetas end Juri Gagariniks. Juba algselt oli üllatav, kuidas sai tundmatu teada Volynovi salastatud telefoninumbri. Helistaja kinnitas, et päästeti katastroofist ja soovib kohtuda. Ühtlasi nimetas ja kirjeldas asju, mida teadsid ainult Gagarin ja Volynov. Samuti oli tal Gagarini hääl. Esimene kohtumine ei saanud teoks, tundmatul polnud võimalust tulla. Teisele kohtumisel ka saatis Volynov oma Gagarinit tundva sõbra. Kokkusaamiselt naasnud sõber oli pettunud, see olnud vähemalt vähe sarnane Gagarinile, kuigi hääl oli tema ja ka paljud teadmised detailsed. Järel arutelust tuldi arvamusele, et see on keegi psüühiliselt haige, mida kontrollimine kippus ka kinnitama. Aga sealtmaalt tolle Gagarinile kadusid. Kuid oli ka teine Gagarinile ülimalt sarnane isik, kes käinud kogunisti Gagarini ema juures. Tema käitumise mingite pisidetailide põhjal ei tunnistanud ema külastust oma pojaks. Seda Gagarini hääle ja välimusega isikud peeti samuti psüühiliseks haigeks. Seejärel kadusid ka tema jäljed. Millist Gagarinit siis nägid Bulgaaria või Peterburi poltergeistid? Ufo-uurijad on arutlenud, juhul kui haavatu Gagarin sattus teise maailma esindajate kätte, siis neile mingitel meile mitte mõistetavatel asjaoludel oli vaja kosmonauti koopiat. Mõne aja möödudes saadeti nii originaal kui koopia maa peale. No võimalik, et Gagarin ise avaldas sellist soovi. Siiski ei olnud tulnukad võimelised koopiat tegema absoluutsel tasemel. Seetõttu ema ei tunnistanud seda omaks. Ufoloogia omab andmeid, kus tulnukad on sooritanud Gagarini juhtumiga sarnaseid toiminguid. Taoliste registreeritud näidete varal pakuvad Vene ufoloogid välja versiooni. Gagarin ja Serjogin päästeti tulnukate poolt viimastel sekundi kümnendikel, siis kui lennuk hakkas juba purunema puulatvades. Selline purunemine kattub ka komisjoni arvamusega, kes leidsid, et kabiin enne lennuki kukkumist dehermetiseerus oli avatud. Tõde Gagarinist on raske kindlaks teha.
Liiga palju on selle tragöödia ümber kära ja unelmeid. Oma lemmikude surma ei soovita uskuda. Gagarini kõrval võib näitena tuua Elvis Presley, kes pidevalt ka vaikselt elama kusagil väiksel saarel. No aga mine tea, järsku on versiooni UFO Gagarin tõde taga ja inimkond ei ole tõesti võimeline taolist situatsiooni mõistma. See on siis veel üks lugu Gagarinist, kuigi ma ei usu, et legendid ja versioonid tema hukkumisest on sellega lõppenud. Head jälle kuulmist.